tere! Mõtleme korraks. 4,6 miljardit aastat. See on, hoomamatult pikk aeg, eks. Aga mis siis, kui me suruks kogu selle planeet Maa ajalookogu ühtainesse päeva? Just seda me täna teemegi. See on, ütleme nii, kiire ja selge viis, kuidas haarata meie maailma uskumatult pikka ja sündmuste rohket minevikku. Okei, lähme siis asja juurde. Kujutage nüüd ette ühte kella, aga mitte tavalist kella. Selle kella iga tiksuv sekund, see on peaaegu 50 000 aastat päris ajas. See kell aitab meil aru saada, kui naeruväärselt hiljuti me ise siia pildile ilmusime. Hakkame siis pihta. Jaa, meie kell lööbki südaööd 0000. Planeet Maa on just sündinud. Aga ärge kujutage ette midagi ilusat, see on põrgelik paik. Hõõguv sulakivikera, pole vett, pole õhku ja loomulikult pole siin mitte mingisugust elu. Siin ei jääks mitte keegi, mitte miski ellu. Nii, ja juba esimese tunni jooksul hakkab midagi toimuma, midagi suurt. See on tegelikult planeedi esimene tõeline muutus, etapp, mis, ütleme nii, paneb paika lava kõigele, mis tulema hakkab. Kõik saab alguse jahtumisest. See ei juhtu muidugi kiiresti. Aeglaselt, väga-väga aeglaselt hakkab see tulikuum pind jahtuma ja tahkuma ja nii tekibki esimene maakoor. See on absoluutselt kriitiline samm. Ilma selleta poleks mitte midagi järgnenud. Ja nüüd läheb asi päris dramaatiliseks. Kell on juba 1 öösel. See jahtumine käivitab midagi meeletut, tohutud paduvihmad. Ja ma ei mõtle siin mingit suvist sabinat, eks. Me räägime vihmast, mis kestab miljoneid aastaid. Samal ajal purskavad vulkaanid igasuguseid gaase ja sellest kupatusest tekibki esimene atmosfäär. Ja kogu see vesi, see koguneb ja moodustabki esimese keevkuuma ürgookeani. Nii, tund on möödunud meie 24-tunnisel kellal. Tunde täis planetaarset kaost. Aga nüüd on lava valmis. Valmis meie loo peategelase jaoks. Ja see peategelane on elu ise, kuid oma kõige tagasihoidlikumas vormis. Kell on peaaegu 4:30 hommikul. 4 pikka vaikset tundi on möödas planeedi sünnist. Ja siis lõpuks juhtub midagi täiesti erakordselt. Seal soojas keemilises supis, mida me kutsume ürgookeaniks, tekib esimene elu. Aga see pole mingi suur koletis või kala. Ei, see on midagi, mida sa palja silmaga isegi ei näeks. Tekib küsimus, et mis see siis oli? Vastus on bakteerid. Lihtsalt bakteerid. Kõige lihtsamad üherakulised elukad, mida üldse ette saab kujutada. Ja nüüd kuulake. Mis on siin täiesti hullumeelne on see, et miljardeid aastaid olidki nemad selle planeedi ainus asukad, mitte kedagi teist. Aga need pisikesed organismid, need ei jäänud niisama passima. Ei, nad olid kohe muutmas tervet planeeti. Ja seda viisil, mida mitte keegi poleks osanud oodata. Kell tiksub edasi, 8 läbi hommikul. Ja need bakteerid, nad hakkavad oma elutegevuse kõrvalsaadusena tootma hapnikku. Alguses on seda muidugi vähe, see on lihtsalt pisike kõrvalefekt. Aga sadade miljonite aastate jooksul muudab see meie atmosfääri täielikult. Ja see ongi asja point. See sillutas tee, põhimõtteliselt kõigele, mis on keerulisem kui bakter. Ja nüüd valmistuge, sest nüüd algab pikk, peaaegu kujuteldamatult vaikne ja igav periood. Rohkem kui pool meie 24-tunnisest päevast. Kujutage ette. Tervelt 13 tundi järjest domineerivad maad ainult need samad lihtsad üherakulised organismid. Mitte midagi muud. Kogu maismaa on endiselt täiesti elutu, tühi, kõle. See näitab nii hästi, kui uskumatult aeglane elu areng tegelikult oli. Okei, kerime nüüd edasi, kiiresti edasi, meie ööpäeva õhtusse. Ja siin tõuseb tempo järskult. Elu muutub äkkiselt palju keerulisemaks ja kui mitmekesiseks. Kell on 9 õhtul ja lõpuks ometi see juhtub, see suur hüppe. Üherakulistes organismidest arenevad esimesed mitmerakulised loomad. Mõelge nende peale, pehme kehaga olendid, nagu meduusid, käsnad, mis lihtsalt hulpisid seal vaikselt iidsetes meredes. Aga kuidas see areng siis täpsemalt käis? Vaatame korraks seda redelit. Kõik algas ju nendest lihtsatest bakteeritest, eks. Siis tulid esimesed veetaimed, siis astusid lavale need pehme kehaga loomad. Aga siis tuli järgmine suur samm, kaitse. Tekkisid olendid, kes suutsid endale ehitada kõva koja või kesta.
Ja lõpuks, mis on meie endi seisukohast ülioluline, ilmusid esimesed selgrooga kalad. Ja uskumatu küll, aga kõigest pool tundi hiljem, kell on 21:44 ja ookeanid on muutunud tundmatuseni. Eriti just seal madalates rannikuvetes, kus on palju valgust, toitaineid ja nüüd ka hapnikku. Seal lausa kihab elust. See ongi see kuulus kambriumi plahvatus, tõeline elurikkuse pillerkaar. Ja teate, mis on eriti lahe? Mõned neist iidsetest tegelastest on meiega siin tänase päevani. Just nii, haid ja raid, nad on põhimõtteliselt elamad fossiilid. Nad ujusid juba seal ürgsetes meredes ja on püsinud peaaegu muutumatuna 100 miljoneid aastaid. Mõelge sellele, see on nagu otseühendus meie kaugese minevikku. Nii, meie 24-tunnisest päevast on nüüd möödas peaaegu 22 tundi. Ja kus oleme meie? Inimesed? Noh, kogu meie tsivilisatsioon, kogu meie ajalugu, kõik meie sõjad ja saavutused, see kõik mahub viimasesse sekundisse enne südaööd. Viimasesse 1 sekundisse. See paneb ikka mõtlema, eks? Kui elu on oma lugu kirjutanud juba 4 miljardit aastat, siis milline võiks olla selle järgmine peatükk? Ja kui tühiselt lühike on selles meeletult suures loos meie enda osa?